Me kõik kanname endaga kaasas matkakotis selliseid huvitavaid asju nagu kätesoojendid või siis jalasoojendid. Need siin kestavad 12 tundi, päris pikk aeg. Aga kui meil on nüüd selline olukord, kus meil seda 12 tundi nüüd polegi vaja kasutada, neid samu jubinaid, siis ei tahaks nagu seda raisata ka, et aega viiba palju üle, sul on 6 tundi võib-olla vaja, aga 6 tundi on veel üle. Ehk siis ma näitan niisuguse pisikese triki, kuidas siis neid säilitada, et nad jahtuksid vahepeal maha ja need saaks pärast uuesti kasutada. Teeme selle ühe paki lahti. Nagu teadagi, nad aktiveeruvad siis õhuga ja annavad sooja siis olenevalt, kus sa kasutad, kas sa kasutad käte peal või jalgade peal. Nii, selle ühe panen sulle siia. Siis natukene õhku, võib oodata veidike aega ja hakkavad siis soojaks minema. Nii, nüüd kus ta on siis õhugas ilusti soojaks läinud, nagu enne ka mainitud sai, 12 tundi on need kestvad, aga me tahaksime võib-olla kanda seal 4-6 tundi. Aga ülejäänud 6 tundi tuleks need kuidagi säilitada niimoodi, et meil jääks aeg üle kuidagi. Selle jaoks on vaja ühte niisugust grippkott, ziplock bag ja pole mitte midagi erilist, kui lihtsalt see kotike siia sisse panna ja pigistada nii palju õhku välja, kui võimalik on. Sest kui ta õhku ei saa, siis ta ka jahtub maha. Lihtsalt grippkotti ja kõige lihtsam viis, kuidas siis säilitada nende pikaaegne siis sooja andmistoime. Kellel ka samasugune mure vahepeal olnud, siis nüüd vähemalt teate, et ei ole probleemi, saab säilitada. Näeme järgmises videos. Jahtub maha.